Tere tulemast Tarkvel Teadvel Looja YouTube'i kanalile, mina olen Katri ja ma olen siin selleks, et rääkida teile täna sellisest teemast nagu programmeerimine. Ja siis, kuidas see siis täpsemalt käib? Ehk et kindlasti te olete kuulnud siit-sealt selliseid väljendeid, et me oleme ära programmeeritud või et meedia kaudu meid programmeeritakse. Ka mina olen oma ilmnevates videodes sellel teemal aeg-ajalt rääkinud ja kutsunud teid üles vähem telekat vaatama, vähem meediat kuulama, seda informatsiooni tarbima ja olema väga teadlik, et millist informatsiooni üldse enda välja lubada. Ja ma hakkasin seda programmeerimise just ütleme siis televisiooni kaudu programmeerimise temaatikat sügavamuti vaatama. Ja mis mul siis meelde tuli, mis mulle nähtavaks sai. Nii, ma korraks häälestun ja siis ma hakkan jagama. Ühesõnaga sellest hetkest alates, kui loodi televisioon ja telekad. Tegelikult praegu jään siin täitsa vastusvõlgu, et millest see alguse täpselt sai, mul pole seda ajalugu sellisel viisil uurinud, aga igal juhul sellest hetkest alates sai võimalikuks see, et inimesed nägid ja kuulsid oma silmadega asju ja olukordi, mida nad oma igapäevaelus ja tavareaalsuses muidu ei näeks, ei kuulaks. Ja kuna nendel siis, nimetame siis neid, kuidas me teid nimetame, ütleme siis varivalitsusel, illuminaatidel või kuidas iganes neid nimetatakse, nende agenda on see, et inimesed aitaksid kaasa selle reaalsuse loomisele, mis on neile kasulik. Nüüd see kaasa aitamine, kuidas saada inimesed kaasa aitama selle reaalsuse loomisele, ehk et ma nimetaks seda maatriksi üleval hoidmisele. Ühesõnaga, neil oli vaja, et inimesed hakkaksid oma ajudes või siis oma peas nägema stsenaariumi, mida neil oli vaja, jah? Ehk et negatiivse alatooniga stsenaariumi, draamapõhisi stsenaariume, et inimesed toodaksid madalasageduslikku energiat. See on üks asi, aga teine, kokkuvõttes on see energia pärast, aga see nende stsenaariumite programmeerimine käis läbi televisiooni. Sest see käib siiamaani. Nii et kui sa mõtled näiteks niimoodi, et kui sa ei oleks kunagi, proovi korra ette kujutada, et kui sa ei oleks kunagi telekat näinud, mitte ühtegi märulifilmi, mitte ühtegi draamaseriaali, mitte ühtegi mis iganes katastroofi, mida filmindus on meile näidanud, kui sa ei oleks neid näinud, siis millisest reaalsust sa kogeksid? Kui sa elad rahulikult oma inimese elu või siis väga aegalt oma inimese elu ja sa lihtsalt ei ole kunagi näinud ühtegi draamat, siis milline on su energeetiline olek? Võib-olla sa oled, ma mõtlen siis draamat nagu läbi filminduse, siis sinu närvisüsteem suure tõenäosusega minu hinnangul oleks ilmselt kordades stabiilsem, sellepärast et sa ei loo oma selle loomiskeskusega negatiivseid stsenaariumeid, sest sul puudub ettekujutuski nendest, sest sa pole mitte kunagi seda näinud. Siin mul tuleb üks selline lugu kuskilt, minu abikaasa vist jagas mulle seda, et indiaanlased näiteks ei suutnud, kui need valgete inimeste laevad liikusid indiaanlaste poole, siis indiaanlased ei näinud neid laevu merel. Nad
hakkasid tajuma nende lähenemist selle kaudu, et meri lainetas teistmoodi, aga nad ei näinud neid laevu. Ehk et nad ei olnud kunagi, nende silmad ei suutnud neid näha, sellepärast, et nad ei olnud neid näinud ja nad ei teadnud nendest mitte midagi. Ehk et sa saad näha seda, mida sa oled nagu näinud. Ja. Selliseid asju, mida me mitte kunagi näinud ei ole, siis isegi kui me vaimusilmas näeme midagi, siis me ei oska neid nagu nimetada. Meil nagu ei saa nendest aru. Ehk et tulles tagasi nüüd selle televisiooni kaudu programmeerimisse, siis nad hakkasid näitama meie ajudele kaadreid. Põhimõtteliselt see on nagu kaadrite kaupa erinevad stseenid, nad näitavad neid kaadreid, et siis et meie ajud, mis tegelikult, kus läheb siis informatsioon ka alateadvusesse, oleksid justkui sellised liikuvad antennid, mis hoiavad maatriksi struktuuri üleval, maatriksi reaalsust üleval. Sest et kõik, mis sa siia vastu võtad ja siin vaatad, see nagu, seda on võimalik nagu edastada või see läheb nagu edastamisesse. Ja kui nad on nagu siis hästi paljudele inimestele näidanud erinevaid stsenaariume, siis need inimesed nagu oma nende raadiosaatjatega siin hoiavad seda võrku üleval, maatriksi võrku üleval. See on see, mismoodi televisioon toimib ja kuidas miks nad nagu inimesi naelutavad nende telekate ette. See on üks osa sellest. Nüüd, kui me räägime, et nad peavad alati ütlema kõik ausalt. Ehk et kui siin universumis kehtivad sellised reeglid, et midagi varjata ja valetada ei tohi. Ehk et kõik on nähtaval. Nüüd siis nimetame seda tumedamaks pooleks, siis nuputasid välja selle, et kuidas nad saavad siis ausalt inimestele rääkida, mis maailmas toimub või mis üldse universumis toimub. Ja seda siis tehtakse läbi filmide. Ehk et filmide kaudu näidatakse meile näiteks Star Wars on dokumentaalfilm põhimõtteliselt. Igasuguste erinevate filmidega antakse meile sõnumeid ja samal ajal programmeeritakse meid reaalsust looma. Ehk et kui meile näidatakse ka mingeid täielikke katastroofe või mingeid UFO-de rünnakuid või maailma lõpp, siis see on kõik nagu, et see reaalsus saaks tulla, siis nagu kui inimene vaatab ja võtab selle informatsiooni enda silmade ja kõrvadega vastu, siis see läheb inimesse, kui ütleme siis praeguses kontekstis raadiosaatjasse või sellise nagu teleedastusjaama ja siis see väli saab hakata tekkima nagu energeetiliselt, on ju. Nüüd televisioon on inglise keeles television ehk television ehk et ütle, mida on vaja näha. Ehk et ka siin kohas on nad olnud täiesti ausad meiega ja televisiooni programmid on siis see programmeerimine, kuidas siis nagu neid kaadreid meisse programmeeritakse. Ja nüüd, kui sa ei soovi panustada oma energiat maatriksi reaalsuse üleval hoidmisele, siis ja sa tahad nagu toimida naturaalselt, siis Katrin Lukas kasutas sellist väljendit nagu baasreaalsuses, mis on siis kooskõlas loodusega, inimlik naturaalne elamine, siis tuleb selle musta karbi vahetamine ära lõpetada. Vähemalt ütleme siis niimoodi, et väga valida. Pigem ütlen niimoodi, et väga valida, mida vaadata. Ja
sellepärast, et mõnes mõttes on huvitav, mingeid asju on huvitav vaadata, et sa saad nagu seda informatsiooni, et mis siin universumis siis toimub ja mis siin maa peal toimub. Näiteks hästi tugevalt tuleb praegu peale siis jumalanna teadus, ehk et see naisprintsiip ärkab hästi tugevalt ja just hiljuti avastasin, et kinno on tulemas 2 filmi, ühe nimi on Ave Maria ja teise nimi on Mother Mary, kui ma õigesti mäletan. Ehk et jällegi nad nagu räägivad kaasa, et mis parasjagu toimub enne. Või annavad meile seda informatsiooni siis läbi filmide. Ma tahtsin vaadata korraks, kas mul on selle teema kohta veel midagi öelda. Ehk ma hakkasin, üks õhtu panin silmed kinni ja näen silme ees mingid reaalselt nagu erinevaid filmide kaadreid, mingid joonistatud haid nägin, siis ma nägin seal Mr. Beani seda valgusvihti, mis tal seal alguses on, ja veel mingid sigri-migri igast erinevaid kaadreid ja siis ma taipasin, et okei, et miks ma neid näen? Sellepärast, et ma olen neid kunagi näinud, ehk et kõik, mida sa oled kunagi väljast sisse võtnud, see on sinu alateadvuses sees ja see lihtsalt annab siis ennast välja või nagu minu puhul siis praegu, et see nagu näitab, et mul on alateadvuses nagu neid programmi klippe nagu megalt. Ja kui sa nüüd mõtled, et kui palju sa oled elu jooksul vaadanud televisiooni, filme, näiteks ma ütlen sulle, et ma ei tea, Visa hing on ju või Kevin üksinda kodus, või tähendab mitte Kevin üksinda kodus, vaid üksinda kodus see jõulufilm on ju, et mäletad seda tseeni, kui Kevin ehtis oma kuuske ja kuusemuna pealt nägi peegeldusest, et keegi teda siis, või see pätt teda siis aknast vaatab enne. Kui sa oled seda filmi vaadanud, siis suure tõenäosusega sul tuleb see tseen praegu silmad ette. Või siis see, kui pätt võttis sellest ukselingist kinni ja ta sai selle M-tähe kuju endale siia peopessa. Ehk et miks ma seda näidet toon, on see, et sa mäletad seda. Ehk et sa lähed nagu oma mälus tagasi ja leiad selle tseeni ja sa mäletad seda. Ehk et kõik, mis sa oled sisse võtnud, on seal alles. See ei ole mitte kuhugi kadunud. Meil on võimalik oma alateadvusest välja võtta nagu kõike. Ja enamus filmindus on üles ehitatud selliselt, et tooda ikkagi nagu käivitaks emotsiooni. Ja draama emotsiooni eeskätt, ka sellist nagu adrenaliini viskaks üles ja draamat, pisaraid, sellisest nagu kaasaelamist hirmu tasandil, valu. Ja kui inimesed nagu filme vaatavad ja nad ei teadvusta endale, et see on näitlejad, kes on nagu kaamerate ees ja näitlevad seda tseeni, vaid lähevad sellesse nagu 5000-ga sisse niimoodi, et sa oled seal nagu kogu oma emotsiooni kehaga, siis samal ajal sinu emotsioone, mis on energia, kogutakse. Sest neil, ma räägin sellest energia kogumisest ka, et see on võib-olla osadele teile täiesti uus, aga igal juhul nüüd need, ütleme siis, mul on neid huvitav keeruline, ütleme varjupool, pime pool, need rassid, kes lihtsalt on valgusest väga kaugele ajunud, eraldunud algallikast väga kaugele, nad on kaotanud ühenduse algallikaga, siis nad vajavad ellujäämiseks energiat, elusa inimese energiat, emotsioone, mis nagu väljutavad energiat. Ja selleks kogu see emotsioonide mäng ka filminduses ja ka tavameedia kaudu. Ehk et meie emotsioonikehaga manipuleeritakse sellisel viisil, et ta toodaks max-out energiat. Nüüd
sest et neil on energiat vaja, nad on energiadefitsiidis, jah. Ehk et siin ei ole nagu kokkuvõttes, keegi ei ole, seda ei ole mõtet nagu vaadata, et keegi on vaenlane või keegi on, ma ei tea, ohver on, et sellist asja nagu tegelikult suuremas pildis ei ole, et nii kui sa tõstad ennast nagu duaalsusest välja, vaatad ennast teadusena, siis kaob kohe igasugune draama ära, on ju, selle juures. Aga et lihtsalt, et teadvustada nagu, mis taustal toimub, et kokku tuua uuesti enda siis selline, et see raadiojaam, mis sa oled või see telejaam, mis sa oled, mõnes mõttes ma nimetan seda praegu nii, on ju. Et see hoiaks üleval seda reaalsust, mis on tegelikult nagu inimlik ja eluterve. Et sa ei toodaks oma raadiojaamaga seda kogemust, mida sa tegelikult ei taha kogeda. Nüüd, ma olen loomas sellist teekonda praegu, mis algab järgmisel kolmapäeval, on närvisüsteemi kalibreerimine ja mul on hästi selge juhatus enda kõrgemalt minalt, et selle teekonna raames me võtame ette ka need lõputud programmeeringud, just negatiivse alatooniga programmeeringud, programmi klipid, mis on meie raadiojaama arhiivides, mis oleks aeg nagu endast vabastada. Ehk et me puhastame selle arhiivi nendest negatiivsetest programmeeringutest selle teekonna raames. See on üks osa, mida me seal teeme. Ja kindlasti me tegeleme närvisüsteemi taastamisega. Ja sealt eesotsas läbi baastraumakehade vabastamise, ümberprogrammeerimise ja heas mõttes ümberprogrammeerimise kaudu ja ma teen seda siis läbi resonantskeele, mida ma eelnevalt olen nimetanud valguskeeleks ja see käib niimoodi, et kui ma häälestan ennast teatud energiatele, siis mul on võimekus oma hääle kaudu zoomida väga spetsiifilistesse energiaväljadesse ja teha seal korrektuure ja muudatusi. See on nagu hästi lühidalt öeldud, mis ma teen. Ja ma panen siia selle video alla selle teekonna informatsiooni, et kui sa soovid oma närvisüsteemi kalibreerida ja oma raadiojaama vanadest ebavajalikest programmeeringutest vabastada, siis see võib olla üks viis sinu jaoks. Igal juhul. Ja ma vaatan, kas mul on selle televisiooni teemal veel midagi rääkida. Et ma jagan seda infot selleks, et te rohkem sügavamalt mõistaksite seda, et miks on päriselt vaja nagu valitseda seda, mida sa vaatad ja kuulad. Ja üks asi veel, et nüüd tuleme korra sotsiaalmeedia juurde, et ma rääkisin sellest juba ka eelmises videos vist, kui ma õigesti mäletan, üle-eelmises vahet ei ole. Igal juhul kordame uuesti üle selle teema. Ja ma olen viimasel ajal nii palju erinevalt inimestega rääkinud, ma tegelikult ei suudagi täpselt enam meenutada, kus ma seda rääkisin, aga ma vist arvan, et see oli siin videos. Igal juhul. Sotsiaalmeedias käib hästi kiire informatsiooni liikumine, hästi kiire kaadrite vahetamine, eriti kui sa vaatad mingit storiesi või riila või oled TikTokis. See on nagu kõige retsim versioon üldse, kuidas enda see raadiojaam nagu täielikku errorisse lasta. Nagu täielikku, siis kujuta ette, kui palju kaadreid sa oled endast läbi lasknud. Mis kiirusel, on ju. Ja mis see siis tegelikult teeb, on see, et su süsteem, mis on mõeldud loomiseks, enda elu väekaks loomiseks, informatsiooni vastuvõtmiseks kõrgemalt minalt oma kehastuse sellise nagu parima võimaliku toimimise eesmärgil. See süsteem on täielikus erroris, sest et sa ei suuda isegi rahulikult istuda ja näiteks mediteerida või et sa saaksid kuulata, mis su kõrgemal minal sulle öelda on. Sest see on nii fragmenteeritud kõik, hästi nagu juppideks jaotatud, sest kõik käib hästi niimoodi hästi kiiresti.
ja selleks, et tulla sellest sotsiaalmeedia programmeerimisest välja, siis samamoodi vaja lõpetada tegelikult see seal käimine ära sellisel viisil, et sa lihtsalt, ma nagu ajaviiteks scrollin midagi, no ei vaata. Et sul ei ole vaja tegelikult aega viita. Nagu sul on, kui sa leiad selliseid hetki, et ma praegu ei taha nagu mitte midagi teha, vaid ma tahaks lihtsalt olla, siis olegi lihtsalt, et ära nagu downloadi endale sisse veel mingit täielikku mõttetut pahna, mis sinu isikliku elu loomist tegelikult absoluutselt ei päästa. Seal on nagu väga vähe tõenäosust, et see midagi päästab. Jah, ma olen nagu nõus, et aeg-ajalt satub ette ka mingeid olulisi asju, aga nagu tõesti, kui sa tahad võtta sotsiaalmeediast informatsiooni, siis pigem, tegelikult ma soovitan pigem seda YouTube'i. Praegu tundub see nagu olevat, ütleme, kõige tagasihoidlikum, ehk et siin on tõesti nagu spetsiifilise infoga võimalik nagu pikemalt kontaktis olla niimoodi, et kui keegi sulle midagi rahulikult räägib, nagu mina praegu, et siis sa saad selle informatsiooni rahulikult kätte, sul on üks pakk, sa paned selle YouTube'i kinni ja seedid seda, mis sa said, et meil on vaja informatsioon läbi seedida, sest muidu on see nagu, et sa sööd nagu kilode viisi mingit toitu, ja siis sa lihtsalt ei seedi seda läbi, siis sa oled energeetilises ülekaalus, mis ei toeta mitte kuidagi, ta lihtsalt ei ole toetav. Ehk meil on tegelikult, kust meil on vaja informatsiooni kätte hakata saama, on just oma kõrgemalt minalt, oma teadused, nagu kui sa puhastad oma selle raadiojaama ära igasugustest segajatest ja üleliigsest mürast, siis sul saab hakata tulema läbi see vaikne sosin, mis on sisemine juhatus, sa saad hakata vaatama erinevaid teemasi ise, et mis siis tegelikult on tõde, sest et kokkuvõttes jällegi ka minu jutu puhul ma ütlen siia, et võta kõik, mis kõnetab ja jäta kõik, mis ei kõneta, sest sul on tõesti vaja hakata ise enda nagu tõde ära tundma, mis on sinu tõde, mis on tegelikult tõde, mis on kooskõlas universaalse tõega. Ja see ei tule muud moodi kui tunnetuse kaudu, et seda enam, kus me liigume praegu nagu nii massilise informatsiooni ajastul ja see on tänu sellele AI tulekule on see läinud nagu täiesti pööraseks, ma tahaks öelda. See kiirus siis see kiirus udustab meie nägemist. Sest me ei ole mõeldud täiesti ebavajaliku informatsiooni nagu kasutamist nii massiliselt. Et me oleme tegelikult nagu, ütleme, kui me oleme ärkvel teadvel looja seisundis, nii nagu ka minu kanali nimi on, mis see tähendab seda, et mina olen 5000 ärkvel teadvel looja, aga ma liigun selle poole. Et siis ärkvel teadvel looja seisundis sa oled hästi rahulik, nagu läbiolek on rahu, selline tüüne rahu, kaine, su pea on selge, sa kuuled oma sisemist juhatust ja sa julgelt liigud selle järgi, sa ei kahtle endas, sest teed otsuseid nagu väga rahulikult, sa näed ära, kuhu suunas sa vaja liikuda ja siis sa lihtsalt lähed ilma igasuguste vahepealsete kahtluste, kõhkluste ja mis iganes sellise sisemise sabotaažita. Ja sul on endaga nii, ma tahaks öelda, kuradima põnev. et sul ei ole vaja nagu seda välist müra. Sul on nagu sul pole isegi aega selle jaoks, sellepärast et sa kasutad 5000 enda kehastust selleks, et kogeda elu planeedil Maa ja teha seda, miks sa siis viia tulid. Nii et kuldajastul ei olnud meil telekaid. See on fakt. Meil ei olnud selliseid telekaid, et me vaatame sellist nagu madalasageduslikku programmeeringut sellest mustast kuubikust ja ma tähendab, ta ei ole vist kuubik tegelikult igal juhul, sellest mustast kastist, mis muutub järjest õhemaks. Anyway, et sellist asja ei olnud. Meil nagu see ühiskond toimis nagu
Jumala juhatusel ja väga teadlikult ja ka nagu sellise nagu ühtsusteaduses ehk et iga puslejupp selles ühiskonnas täitis enda väga olulist rolli ja väga olulist kohta, olles juhatuses kõrgema teadusega ja kogu aeg ühenduses. Ja mängis seda mängu siis läbi niimoodi. Ja me liigume selle suunas tagasi, vähemalt osa meie ühiskonnast praeguste, ütleme, infode põhjal on need ajaliinid, mis tundub, et see nagu ajaliin läheks nagu kaheks. Ehk et on need, on selline maailm, kus on hästi, jätkub see 3D jama ja on teine maailm, kus inimesed kogunevad kogukondadesse ja hakkavad siis uut reaalsust looma, hakkavad toimima koos ühtsusteadusena, alguses nagu sellised mesilaspered, kes on nagu ühtne organism ja iga tegelane seal täidab oma täiuslikku kohta. Ja kusjuures see teekond veel, millest ma rääkisin, see närvisüsteemi kalibreerimise teekond, kas seal me võtame ette ka sellise teema nagu sisemine kahtlus või enesekahtlus, sest et see on üks väga suur nüanss, mis takistab meil liikumast nagu rahulikult, et ma näen midagi ära, ma otsustan ära, ma lähen. Selline tunne peaks olema see, kuidas me tegelikult peaksime toimuma, aga tavaliselt on niimoodi, et ma isegi ei julge vaadata midagi ja kui ma siis natukene piilun seda tulevikuvisiooni, siis mul on 10 000 erinevat põhjust ja mõtet ja takistust minu enda sees, mis ei lase mul selle reaalsuse poole liikuda. Ehk sellega on vaja nagu lõpp teha, uut reaalsust sellisest kohast ei loo. Ja. Okei. Kui see video sulle midagi andis, siis ole hea, pane like, et YouTube'i algoritmid oleksid usinad selle video jagamisel ka teistele inimestele, kellel võib sellest infost mingit abi olla ja kui sa ei ole veel minu kanali tellija, siis pane subscribe või telli, kui sa soovid sarnast informatsiooni veel saada ning otse loomulikult jaga, kui sa tunned, et see on jagamist väärt. Et nii. Soovin sulle ilusat päeva ja näeme järgmistes videodes. Tšau!